muidugi see tulega üldse, kuidas tulega ümber käimine, kuidas see tuli tegelikult, no milline armastuse andja tegelikult on ühelt poolt ja teiselt poolt on ta ka tohutu selline muutja, lõhkuja, hävitaja. Et kuidas siis tegelikult seda tuld niimoodi hallata, et tegelikult oleks nagu meie sõber, et ta teeks meile head kivid, et tõesti, et ta hoolitseks meiest, et me saaks nendest vanaisa kividest, mis on miljonid aastad oodanud meid. Nemad ootavad miljon aastat, siis tuleb meie, et tere, aitäh sulle, et sa mind üles korjasid, ma ootasid, et sa paned mind lõkkesse, ma saan sind tervendada. Ja tuli aitab meil seda ellu viia, no kõik elemendid tegid ja siis vesi aitab meil selle auruks muuta, õhk aitab meil seda kõike põletada. Emake maa annab meile kõik need puud ja kivid on andnud ja kõik selle, mis sellest siis nagu see igitelgi siis nagu see tseremoonia nagu mille alus on. Vanaisad kivid, noh, ongi sellised. Mina vaatan alati, me vaatame väga inimlikust seisukohast, et mina tulin ja võtsin. Aga vaata võib-olla hoopis niimoodi, et kivi oli tegelikult ootas sind. See sama kivi, mis sa lõkkesse panid, tegelikult ootas miljonid aastaid, et sa tuled. Ta tahtis sulle tarkust jagada, ta tahtis sulle õpetada midagi. Ta ootas sind. Mis ei võiks ka niimoodi olla. Et see just need kivid, need puud, kõik, kas tegelikult nad on kõik osalised, nad kõik jagavad seda, sellepärast kutsumegi neid ka sugulasteks. Sest nad on täpselt samasugused nagu meiegi. Me oleme osa nendest, nemad on osa meist. See on nagu hästi ja algus oli jah, see oli hästi põnev vaadata minu jaoks küll nagu personaalselt, et tegelikult ka see armastus, millega nad nagu tulid, see, kuidas nad ennast jagasid, see, kuidas nad lõid sellise erakordse ruumi, ütleks niimoodi, mida mina ei olnud nagu enam kogenud. Ja sellest tuli väga palju tervendamist kõigile, no kõik, kes seal käisid. Ja see oligi selline hästi iga-aastane selline nagu sündmus. Ja see oli selline aasta sündmus, kus me siis kõik teadsime, et me saame igistamist telgida. Minu jaoks oli see igitelk nagu puum Aamen kirikus, et see on nagu, et need peavad olema hästi võimsad ja korralikult tehtud, et siis on nagu laagri nagu see laagri kogu olemus nagu paraneb või selle. Et kõik saavad selle läbi igitelk, et see on nagu selline selgroog, mille ümber tegelikult kõik ka toimub. Tegelikult see igitelkide ongi tegelikult kogu enamus tegevus käib väga palju ümber igitelkide. See on jah olnud selline hästi huvitav teekond minu jaoks. Kõik sellest ehitamisest, ehitamistest, Eesti puidust aru saama, et mis puit nagu mille jaoks nagu hea on, tseremoniaalne puit ja mis on siis nagu, mis ei ole sobilik tseremoniaalselt, mis tossab ja mis suitseb ja mis ei suitse ja mis annab head leeki ja mis ei anna leeki ja samamoodi ka kividega, kuidas üldse kivide, noh, nende kultuuris on nagu lihtne. Et ühesõnaga nemad esimesed igitelgid olidki, panime kivid lihtsalt kokku, alla väheke puid, kivid kokku ja siis panime puid nagu peale. No põletasime ära, noh kivid lähevad soojaks küll, aga noh sellist käredat kuumust nagu ei olnud. No siis hakkasin muidugi mul oli nagu see, et okei, et siis hakkasime tegema seda puuriita, ma hakkasin nagu seda puuriita nagu aretama riida formaadis, et on aluspõhi, siis kivid vahele, siis jälle puit ja niimoodi nagu ehitasin ise nagu hakkasin aretama lihtsalt meie selle põhiselt nagu teistmoodi väheke, sest noh nende kultuuris on laavakivid hästi kergesti lähevad kuumaks, ei pea nii palju nagu mässama, et sa võid nad tõesti panna ühte hunnikusse ja lihtsalt lähedki kuumaks, lihtsalt puud ümber väheke ja täiesti tuli punased. No seal on temperatuurid teised, meil on teine lugu, kivid on vett täis. Ja noh, puitu peab rohkem olema, sest puit ei põle ka nii noh nagu sellise, noh neil on hästi kuivad puud, neil on nagu väga kuivad puud nagu põleb nagu pšš, et noh meil nagu seda ei ole, meil on puus ka hästi palju vett. Ja noh, et see samamoodi ja esimene aasta oli männipuu, noh kõik puud olid nagu, kivid olid nagu tahmased.
noh, tegelikult see on lihtsalt vaigupuu tekitab seda ja ta ei anna ka niisugust tuld nagu endis nagu lehtpuukask või noh, lepad ja nii edasi, et need annavad ikkagi paremat sellist kivide põletamise jaoks küll paremat tulemust. Noh, see oli kõik ise õppimine, kõik, mis kivid ka sobivad, mis kivid ei sobi. Et see oli täiesti täpselt niimoodi katsetamise ja proovimise meetodil, et enne ei saanud aru, et hästi palju oli õppimist, täiesti niimoodi jooksvat õppimist.